Peipsi järv on oma suuruse kohta, mis on ju üle 3500 ruutkilomeetri, suhteliselt madal järv. Tema keskmine sügavus on ainult 7,1 meetrit. Ta on kihistumata järv, sest ta on nii madal ja tema seisund on eutroofne ehk rohketoiteline. Peipsi suurjärv on ka varasemalt olnud mesotroofne ehk vähema toitelisusega, aga aja jooksul on järv muutunud eutroofseks. Ja mida põhjast lõuna poole, seda kehvem on järve seisund. Ta on püsinud niimoodi kesise ja halva piiril, jah. Et praegusel ajal iseloomustavad Peipsi järve kõige paremini suvised sinivetikate vohamised, mis põhjustavad ka kalade hulgi suremist. Ka Peipsi vee läbipaistvus näiteks on vähenenud. Viimasel 30 aastaga on Peipsi suurjärve läbipaistvus vähenenud 30 sentimeetri võrra ja Lämmijärves isegi lausa rohkem kui pool meetrit. Et meil tuleb mõista seda, et järve mõjutavad üheaegselt nii looduslikud kui inimtekkelised tegurid ja nad on sageli ühesuunalise mõjuga ja sellepärast on nendel ka raske vahet teha. Me ei saa kuidagi mõjutada järve looduslikku veetaseme kõikumist, mis on aastas umbes 1,5 meetrit. Meil on väga raske kuidagi mõjutada globaalseid kliimamuutusi, aga mida me saame teha, on see, et me saame mõjutada neid tegureid, mis on inimtekkelised. Kõige suuremaks keskkonnaprobleemiks tuleb pidada jätkuvalt kõrget fosforisisaldust Peipsi järves, mis neid suuri vetikaõitsenguid siis põhjustabki. Nagu fosfor paneb põlluviljad kasvama, nii ta samamoodi mõjub järve jõudnult ka järve taimestikku, nii pisivetikaid kui suurtaimi, paneb ka nemad vohama. Ja kuidas siis fosfor üldse vette satub? Et üks on see jõgede kaudu, see on siis välisreostus, mida nimetatakse ka väliskoormuseks, mis tuleneb põhiliselt kahest asjast, linnadest tulevast punktreostusest, mis tänu linnade järjest parematele reoveepuhastusseadmetele kenasti väheneb pidevalt. Teine asi on põllumajandusest tulenev reostus. Põllumajandusväetistest tulenev fosfor ja see on viimasel ajal hakanud uuesti tõusma. Aga see on ka selline asi, mida me suudame hea tahtmise korral reguleerida ja korraldada. Aga veelgi suurem probleem on sisereostus. See on siis fosfor, mis on aegade jooksul talletunud sinna järve ja mida tuleb sealt tagasi keskmiselt 3 korda suuremas koguses kui kogu sellelt 45 000 ruutkilomeetri suuruselt valgalalt sisse kandub väliskoormusena. Ja kui me neid väliskoormuse asju saame reguleerida, siis sisereostus on see asi, mida on praktiliselt võimatu nii suure järve puhul kuidagi muuta. Seesama toitainete liigne küllus on kaasa toonud ka randade ulatusliku roostumise, on toonud kaasa kalakoelmute mudastumise ja kalakoosluste muutumise. Ja selle kalakoosluste muutumisega on ka kliimamuutustel väga suur mõju. Ja teine asi kalapüügi korraldusel. Ja piiriveekogu kalapüügi korraldus on üks päris keeruline teema, aga see on väga oluline teema, et siis meie kalavarud ikkagi säiliksid. Ja lisaks siis fosforikoormusele ja muudele eutrofeerumise tunnustele tuleks veel esile tõsta muud reostust, näiteks kummitusvõrgud, järve vedelema jäänud võrgud või siis ka mikroplasti reostus. Et kõik igasugune sodi, mis järve satub, et see ei ole nii, et ta on silma alt ära ja kadunud, et see põhjustab pikaajalist halba mõju järve elustikuni ja tegelikult jõuab ka meie endini toiduahela kaudu lõpuks. Näiteks maapiirkondades võiks olla iga vastutustundliku kodaniku südameasi olla see, et tema majapidamise heitvesi ei satuks puhastamata kujul vette. Iga vastutustundlik kodanik valiks ka näiteks
pesu pesemiseks pesuvahendi, mis ei sisalda fosforit. Kasutagem rohkem taimekaitsevahendeid, mis on looduslähedased, sest järve jõudnuna ohustavad nad kanged vahendid elustikku ja taaskord jõuavad ikkagi toiduahela kaudu ka meie endini. Ja lisaks saab iga inimene hoiduda ka lihtsalt looduse reostamisest. Kui te kõnnite järve kaldal, ärge visake suitsukoni sinna liiva sisse, sest see on tulevane mikroplast, mis taaskord järves, esiteks ta püsib seal kaua, seda tekib palju ja ta jõuab ikkagi jälle meie endini tagasi. Minu arvamus on selline, et mida tõesti omavalitsused saaksid teha, toetada majapidamistes reoveepuhastusseadmete ehitamist ja ühtlasi ka siis tõsta inimeste keskkonnateadlikkust. Et olgu need siis kirjutised kohalikes ajalehtedes või infotahvlid veekogu ääres ja matkaradadel ja kõik selline keskkonnateadlikkuse tõstmine võiks olla tõesti ka iga kohaliku omavalitsuse üks eesmärke selleks, et Peipsi järve kaitsta.